palju loogilisemaks asi. Nii, aga hakkame siis peale ja harjame siis sellega ka, et joogipausi me ei tee. Ehk siis las nad lükkavad seal oma kolmandiku peale. Nüüd veidi kõrgemalt mindi peale ja tuleb... Ja nüüd Tampe tuuleb väga hästi jala peale ja Grünwald oli hädas ja tegelikult päästab hoopis Kolobov asja. Jällegi Tampe tuu peale, Vendel tuleb penaltipunkti peale ja lükkab ja putte ei! Käsi oli ka. Nii-öelda ette, kui siit... Alamaale pass ja nüüd paneb Alamaa keha külge Liivakule, värava ette ka ja... Sealt mööda nüüd. Tampetuu. Ja saab jällegi kaitsetest mööda, nüüd parema peale. Oodame, et... Aga te näete rahva liikumisest ka, kui te tribüüni näete, et sealt inimesed esimestest ridadest ikkagi pakivad ennast kokku ja liiguvad ülespoole, mitte ära minna, aga lihtsalt, et kõrgemale katuse alla saada. Vendel. Ja läheb ühest läbi ja katusele ära ja 1-0 Levadiale. No ikka väga lihtsalt seal, kui seal Tortikus mööda mängiti, siis jäi seal kriminaalselt palju ruumi ja sai veel mõelda ja vaadata ja sihtida ja sealt, kui väravahile nii-öelda kõrvade vahele panna sinna, siis on väga raske reageerida. Nii ja sellel hetkel, kui padu läheb veel tugevamaks, saab Levadia ühega peale. Oli suruseis või mitte. Aga näeme, keegi väga vastu ei liigu ja võib-olla Kollo oli natukene veidi jäi kaugeks seal. Nii, aga Tovstikule tegi ikkagi väga ära. Ja kuidagi võib-olla, et siin ei ole ka otse nagu kiirust või sellist lihtsalt mööda ja pilk väravale vasakuga löök teele ja ongi olemas. Ja seal seda ära võtta niimoodi on ikka päris keeruline. Oi, ja nüüd on palliga, nüüd tuleb variant ja Florale variant ja Sappinen ei tule! Skvortsov oli ees, aga Vendel jääb pallist ilma ja nüüd just kui oleks midagi võimalik tekitada Floral, Alamaa ja Sappinen tuleb kasti kaasa, jala peale, Sappi! Ja kes seal ees on taas kord? See reaktsioon on lihas mälus anda märku, et mina pole süüdi. Nii, Vendel, päris hea koht, Tampetuu tuleb ka kaasa, Vendel natuke võib-olla hoiab üle ja pääseb löögile, Ainsalu ka! Ja nüüd päästab Flora praktiliselt joone pealt. Oi, ja nüüd on Floral hea võimalus, Alamaa läheb värava peale, 2-2 olukord, Seinov tuleb teisest äärest kaasa, Sappinen on ka kaasas, Alamaa hoiab ja Valner saab tõrje kirja. Ja Valner teeb nüüd suurepärase tõrje seal. Ainsalu pani hea passi ettepoole ja Tampetuu läheb ja ei löö ära. Teisme siin kõiki, mis väljakul toimub, vaatame euromängude valguses. Kusjuures siin on kohal ka üks nagu vastaste skaut Levadia mängu vaatamas, kes siis ei ole mitte Levadia. Oi, nüüd on Floral variant ja nüüd kas siis Alamaa saab ära teha konksu ka ja nüüd on variant ja nüüd saab löögile ja lööb! Lõpuks tuleb! Ja lõpuks tuleb Sander Alamaalt, kes on terve teise poole ja nakkinud ja kogu aeg on üle läinud. Ja nüüd kõigepealt palli omaksvõtt. Näitab ka, et enam ei jaksas. Ja nüüd on... see oli viimane piisk praegu, aga see oli hea piisk. Jaa. Vaatame, nüüd otsis targalt, ootas, et millal on see õige moment lüüa, et võib-olla varasemates momentides läks veidi suruma seda palli, aga nüüd keskele ja Valneril seal ka midagi, eks see natukene mudaseks on see väravaisine läinud. Sealt ei ole hea ennast ära tõugata, ei läinud see löök väga aastat seal algkoosseisul, et mõnikord see on
veel aasta-kaks vähem. Kusjuures Senjov ja Sapi tõmbavad seda väga korralikult üles. Ja Antonov ka. Lõviosa ikkagi sealt ikkagi päris noored poisid, kellel veel 20-gi. Mängitakse taaskord lühikesega lahti. Otto veab ja Alliku saadab ja Otto ja posti. Kirsi peale Kollo, Kreida. Allikul on ruumi, Jääre peal on ruumi ja Andera Kaares tuleb äärt mööda. 2 Flora meest on kastis. Alliku, Kuraksin, penaltipunkti peale suunamine ka! Ja Usta paneb penaltipunktid 2-1 Flora juhtima. Ja nüüd me oleme olukorras, kus Levadia kaotus esimene sellel hooajal võib olla tõsiasi. See on ikka väga-väga lähedal, jah. Ja oli siin ju loetud minuteid tagasi alles post raksatas Levadia ohtlikud rünnakud, aga nüüd väga ilusasti mängis seal selle kombinatsiooni välja. Alliku andis, nägi Kuraksinile vaba jalg oli. Ja Iboro jäi kuidagi kaugele. Nüüd Iboro oli seal Allikuga kaasas ja tema selja taha. Ei, see oli ikkagi Nvanku, kes võttis Ustat ja 2-1 Flora peal. Ja Usta näeme siin jääb napilt kaadrist välja, oli üksi ja tegelikult päris koha pealt sai lüüa ja lõi väga täpselt nurka ära Valner. Natuke jääb madalaks. Sapinen virrutab eemale. Ja ongi kõik, ja ongi kõik, ja ongi kõik. Ja Flora on alistanud 2-1 Levadia. Vašeslav paraku täna tuli vastu võtta hooaja esimene kaotus. No räägi, mille taha täna see võit jäi, sest teil oli teisel poolel suurepäraseid võimalusi? No esiteks tuleb tänada mõlemaid meeskondi, et ma arvan, et see oli väga kõrgetasemeline mäng ja selle mängu põhjal saab öelda seda, et me oleme ikkagi surelikud. See, et me täna kaotasime 1-2, no võib-olla see on nii pidi minema, et meil tegelikult oli teisel poolel oli meil päris häid võimalusi see mäng lukku lüüa, aga täna läks nii, midagi pole teha. Tabelis on 10 punkti, okei, Floral on 1 mäng küll vähem, aga ma usun ka, et ikkagi pead ju norgu keegi ei lase, et enesekindlus on teil siiski laes. Ma ei kuulnud hästi. Selles mõttes, et pead ikkagi norgu ei lase, et tabelis tähendab on edu 10 punkti, et enesekindlusega ikkagi nüüd see kõikuma ei löönud enesekindlust. Ei, kindlasti mitte. Me saime väga hea mängu jälle. Nüüd ootab meid Narva, valmistume selleks ja siis juba Euroopa ootab meid. Seega pead norgu laskmiseks ei ole ühtegi põhjust meil, et meil on hea seis praegu ja meeskond võitleb, meeskond mängib. Natukene jäi realiseerimisele taha täna, aga selline see jalgpall on, et proovime järgmine kord paremini. Vašeslav, aitäh sulle. Mis emotsioonid sul praegu sees käivad? Emotsioonid on super, et derbis lüüa värav ja veel võiduvärav, et pole sõnatu. Räägi natuke oma väravast ka, ilmselt me seda kohe saame pildis ka näha, saad siia peale rääkida. Räägi värava olukord ka lahti. Ma nägin, et see olukord võib tulla, et ma olin valmis, ründajana pead olema valmis nendeks ja olin õigel ajal õiges kohas, nagu ründaja peab ka olema. Me kõik teame, kes siin kodust jalgpalli vaatavad, mida tähendab see Levadia ja Flora vaheline duell ja kui eelmise 2 mänguga Levadia oli teile löönud 7, teie neile vastu ainult 1, et kas see on mingis mõttes pingelangus ka, et me oleme suutnud ainsana seni Levadia ära võtta? Kindlasti võib-olla väike pingelangus, aga et selle mõttes, ega me sellest suurt nagu asja ei teinud, et me teame, et me oleme suuteline neid mänge võitma ja meil oli tegelikult päris palju neid võimalusi ära lüüa, et oleks kui rohkem see seis meie kasuks. Teil on siin natuke mängud üles-alla käinud, kas praegu ikkagi euromängud ka tulemas, et ikkagi tunned ise ka, et enesekindlus on tagasi, et asjad pigem on ikkagi kontrolli all? Pigem on kontrolli all jah, et ei ole paanikasse läinud, et Flora-sugune meeskond ei satu paanikasse, et me teame, mida teeme ja me oleme kindel oma töös, mis me igapäevaselt teeme. Palju õnne sulle, ma lasen sind poistega tähist.